tere taas! Nice-Luxury on teie ees. Vahepeal peavad võtma suured sportautotootjad vastu otsus hakata tootma maasturit, kuna just sellist turgu tänapäev nõuab. Ja nüüd ongi toonud Maserati välja oma Levante. Selline idee oli juba Maseratil tükk aega. Räägime disainist, tagumist, piilarit kaunistab Saitee embleem, mis võeti kasutusele esamakordselt 1963. aastal. Samuti on tal olemas siis BX-soon LED esituled 25 kilovatti ja lisavarustuses saab ka siis adaptiiv LED esitulesid, mis siis analüüsivad liiklus, kiirus ja valgusolusid ja kohandavad siis valgusvihtusele järgi. Sees on kõik väga kvaliteetsed materjalid ja 8,4 tolline touch control ekraan, puuteekraan, milles on siis MTC filmimäng ja USB võimalus. Sellelt saab juhtida kliimaseadet ja seal on ka muidugi navigatsioonisüsteem, Apple ja Android siis telefonidele lahendused. Kui räägime selle auto häälest, siis seda häält aitab tekitada siis väljalaskemisüsteemi otstes läheduses asuvad 2 heliregulaatorit, mis siis toovad esile selle mootori kõige atraktiivsemad siis hääled, toonid. Sõidurežiim Sport muudab neid hääli veel jubedamaks ja veel kohutavamaks, muidugi kõige paremas mõttes. Mootoriks on tal 3-liitrine Twin Poweri mootor, see jõuab 0-100 5,2 sekundiga. Ja see tagab väikese kütusekulu ja emissiooninäitajad vähemalt peaks tagama, sellepärast et kütusekulu on tal ikkagi linnas 15 liitrit 100 kilomeetri kohta, maanteel 8,5 ja keskmine 10,9. Silindrite läbimõõt 86,5 mm ja kolvikäik 84,5 mm. Selle auto telgede vahel üle 3 meetri ja 80 liitrit mahub kütusepaaki ja pagasiruumi maht on 580 liitrit. Ohutusasjadest on tal olemas tagant otsasõidu vältimise hoiatussüsteem, pimeda nurga hoiatus koos tagant siis ristliikluse tuvastamine ja sõidureast lahkumishoiatussüsteem. Ja samuti on tal olemas väga palju turvapattu ja adaptiivkiirushoidik olemas. Sees on väga kvaliteetsed asjad. Ja nelikveosüsteem Q4, mis siis suudab jagada nelikveo 2 telje vahel siis täiesti ära 50-50 jaotusega siis. Samuti on olemas tal ka süsteem, mis siis läbib siis mootorist siis õhuvoole ja see siis tagab parema efektiivsuse ja parandab ka aerodünaamikat. Sees on panoraamkatus, väga hea helisüsteem ja muidugi aeglusti ja kõik leiab sellest autost eelnevalt räägitud siis erinevad sportsüsteeme ja tõesti väga tark auto. See on uus Maserati Levante. Hinnad algavad 77 000 eurost ja mis on ju tegelikult palju odavam kui näiteks Bentley Bentayga hinnad, mis on ikkagi mitusada tuhat eurot juba.
ja aga ütleme, et jääb umbes samasse klassi Jaguari Jeepiga. Veel jätab soovida ka kütusekulu, kuigi kõik muu on sellel autol väga ideaalne ja paremaks minna ei saagi. Ja kui kellelgi see raha on või julgeb selle auto liisingusse või võtta, siis väga tuult tiibadesse. Nice Luxuriga kohtute juba nädala pärast uues meie proovisõidu saates.